Sain ükskord emalt oma esimesed sõnad, siis kui mul enesel ei olnud sõnu veel. Ja sellest peale eesti keele kõla kui käsipuu on toeks mu eluteel. Nii sain ma kingituseks mere, maa ja taeva, kõik oma karehalli kauni kodumaa. Sain töö ja õnne, armastuse, vaeva ja laulu, milleta ka elada ei saa. Spordin ma palju, eks ju. Aga ma tõe huvides tuleb öelda, et ega suusatamisega on lood niimoodi, et mul oli siin viimati kuskil põhikoolis või keskkooli alguses sai suusatatud. Aga nüüd juhtus sedasi, et eelmine aasta kinkis Mari mulle suusad. Eelmine aasta küll Eestis lund praktiliselt ei olnud, et sai 2 korda alla pandud ja Valgehobuse mäel proovitud neid. Aga see aasta on läinud paremini ja on suusatamist olnud. Aga muidu on niisugune, varem olin korvpalli ja jalgpalli mängija rohkem ja siis ka male. Male on küll natuke teistmoodi sport. Mina, Mari ja Miina, eks ju. Kolmekesi oleme siin Röoküla servas elame. Mul vanemad tegelikult on ka Paides, elavad Joodi tänava kandis. Nii et ma küll olen sündinud Tartus, aga Paidesse kolisin 3-aastasena, nii et neile teadlik elu on enamasti Paides möödunud. Miina saab kohe 2-kuuseks ja praegu on päevad koosnevad siis okse, kaka ja nuturallidest peamiselt. Aga loomulikult ka mängimisest ja naerust, aga hoolimata sellest on lõbus ja rõõmus on, eks ju. No, ikkagi selline hoopis midagi teist. Et kui peaks mõtlema, et mingid paralleele tuua võrdlusi, siis ei oska tegelikult tuua. See on hoopis midagi teist elus. Enda kogukonna, enda sõpruskondasid mõtlen, siis on kahtepidi, eks ju, et on sellised spordipoisid, kellega kunagi olen trennis käinud ja siis on ka niisugune ühendavaks lüliks on olnud siis endine Paide ühisgümnaasiumi kool. Paide linn on üks kogukonda, selle sees väiksematega tuleb töös suhelda ja meil on kogu maakonnas on see selline, ilma selleta ei saa, et meil on väga tegelikult, inimesed kohati võib-olla ei taju seda, aga meil on väga palju vabatahtlikku panustamist inimesed selleks, et oleks põnev siin elada, oleks meelelahutust, aga oleks ka turvaline elada, et siin kõik inimesed panustavad ja seal sa tunnedki kogukonna tuge. Tore juhtum töölt, ma arvan, neid toredaid ja lõbusaid juhtumeid on palju, aga kõige elumuutavam juhtum on olnud see, et ma tegelikult töö juurest leidsin Mari. Ja Mari on mu pruut ja nüüd me oleme saanud ka väikse Miina. Nii et ma ei tea, kas see on tore juhtum, aga kindlasti elumuutav juhtum küll ja see on rõõmus. Üks väike rõõm, las olla igas päevas. Üks pilk või naer, üks õis või värvilaik.
üks päiksekiir või killukene taevast. Või sõna hea, mis valgeks muudab kõik. Üks väike rõõm, las olla igas päevas. Üks väike rõõm las olla igas päevas. Hetk kauniks tee. Ei kesta kaua ta. Üks päiksekiir, üks killukene taevast. Või sõna soe. Sa ikka leiada. Iga Eesti inimene saab ju sellises kodu kaitsmises kaasa lüüa. Kas siis harjutades midagi, tegeledes noortega, valmistudes siis üldfüüsiliselt. Ja ma tõepoolest olen Kaitseliidus, ma olen kõige tavalisem reamees, läbinud sõduri nii-öelda baaskoolituse selleks, et teada, mida teha. Ja mul ei ole endal mingisugust ettekujutust, et minust saab kunagi eesliini võitleja, aga olukordades, kus näiteks on tarvis riiki kaitsta, on hästi palju toetavaid rolle ja ma usun, et osates kas või siis õigesti käsitada relva, kuulata käsku ja käituda siis õigesti, olen ma võib-olla siis abiks. Mulle meeldib liikuda. Parim päev ongi see, kui on aega ja kui on aega kuskile minna, kas või kõndima, matkama, rattaga sõitma, jooksma, suusatama, ujuma, sukelduma. Kunagi sõitsin ma ka mootorrattaga, aga kahjuks ajapuudusel olen ma sellest praegu loobunud. Et mulle meeldib tegelikult kõndida ja ringi vaadata ja muidugi loodus. Minu kogukond, ma arvan küll, et ongi seesama Türi valla inimesed. Ma usun, et siin on inimesed, kes tegelikult on väga tublid ja ise hakkama saavad. Ja teiseks mulle väga meeldib see, et alati, kui on mingisugune vabatahtlik koos tegutsemine, siis kaasalööjad on tohutult palju. Ja minu arvates on Türi valla inimesed väga vahvad. Esiteks, nad ei virise, vaid tegutsevad ja teiseks nad toetavad ikkagi üksteist ja kiidavad. Nii et mulle väga meeldib Türi valla inimestega koos toimetada. Julgus tulla poliitikasse. Eesti ühiskonnas naistel ei ole see lihtne. Ja ma arvan, et Pipi kõige suurem teene, mõeldes selle peale, millega me seoses temaga kõige rohkem kokku puutume, ongi see, et ta on julgustaja. Esimene asi, mis minule Pipi-Liis Siimoniga meelde tuleb, on see, et ta võlub kuidagi oma lihtsuse ja tagasihoidlikkusega, aga samas sa saad aru, et ta on sisemiselt väga tugev ja otsusekindel. Jah, see oli juba ikkagi väga palju aastaid tagasi, see oli 85, kui mind Retla koolis tööle suunati ja Pipi-Liis oli tõesti mu esimene õpilane. Ja mina võin tema kohta öelda nii palju sinna juurde, et ta siis oli juba selline rõõmsameelne, edasipüüdlik ja tõeliselt tore õpilane. Olen sinuga tuisukuul.
kui jäätunud järvede pind ja põllud on mattunud lumme. Olen sinuga tuisukuul, kui valgust on vähe ja maailm on vajumas unne. Olen su metsade öine kohin, su kividest laotud tee, su radade tallatud rohi, su julgus, su kindel meel. Olen su soode saladus, su rabade talvine lumm, su hingede valus vabadus, su taevas, mis tinasel tumm. Olen sinuga tuisukuul, kui tuul on vali ja taevani kõrguvad hanged. Olen sinuga tuisukuul, mil süda on soe, kuid sõnad on huulil kanged. Juured on juba tegelikult nüüd hakanud siia Järvamaale kõvasti ikkagi kinni, aga pärit olen ma Pärnumaalt, Tori seljalt ja kuni 94. aastani ma seal elasin, aga siis siia Järvamaale sattusin puhtjuhuslikult ja võib öelda tänu piimandusele, et ema otsis elukohta läbi töökoha ja Järvani piimakombinaat oli siin olemas ja sattusimegi täiesti juhuslikult siia, nii et eelnevalt pole mul mingit seost Järvamaaga, nii et juhuste kokkusattumine. Kodukogukond on Järvajaani. Et siin ma tunnen seda kogukonna tunnet ja sellist küünarnuki tunnet ja kus inimesed kõik teavad üksteist ja aitavad nii heas kui halvas, et ma arvan, et see Järvajaani mitte ainult Alev, vaid kogu nii-öelda eelnev väikevald siis on see piirkond, mida ma tunnen enda kogukonnana. Järva vald andis eelmisel aastal esmakordselt välja vapimärgi ja selle pälvis Tuve Kärner, kes on mulle vaieldamatult suur eeskuju oma särtsu entusiasmiga ja ellusuhtumisega tehtud-mõeldud. No kindlasti kogu Järva valla meeskond on väga tore juhtum, et kokku on saanud ju 7 omavalitsuse head inimesed, kes on ühtseks löögirusikaks kokku pandud ja arendame jõudsalt Järva valda. Ja konkreetset juhtumit võib-olla on raske välja tuua, aga mis inimesi puudutab, siis kas või sel aastal liuvälja tegemine või kas päästjate poolt või vabatahtlike poolt, erinevad päästeaktsioonid, kuidas inimesed läksid appi kiirelt, kas või hiljuti õnnetult gaasiplahvatuses viga saanud Vallile, et tema lugu liigutas kindlasti paljusid inimesi ja see abi, mis kogukond on talle osutanud, et see liigutab ka mind väga.
Sain ükskord emalt oma esimesed sõnad. Siis, kui mul enesel ei olnud sõnu veel. Ja sellest peale eesti keele kõla, kui käsipuu on toeks mu eluteel. Said minu lapsedki mult esimesed sõnad. Siis, kui neil enestel veel polnud sõnu suus. Et püsiks edasi me rahva keele kõla ja kestaks meie jaoks veel aeg ja ilmaruum. Kes teab, kui kaugele meid viivad teed ja aastad. Ükskõik, kui omaseks saab mõni teine keel. Kuid pea ja südame võib anda kodunt kaasa. Vaid üks ja ainuke. Me endi emakeel.